kui ma lähen inimesega nii-öelda fotorännakule, siis ma otsin ühest küljest sedasama kontakti nagu loodusega, et hästi põnev on vaadata, kuidas kõik inimesed loodusega suhestuvad, kuidas nagu kõigil tekib loodusega suhtes nagu mingi sihuke vabanemine ja mingid transformatsioonihetked on need, mida ma mõnes mõttes otsin ja proovin ja loodan nagu natuke genereerida või kaasa aidata sinna. Vot see on äge, selle võiks küll ühe nagu kaadrina nagu fikseerida. Loodame, et seal on hea tasakaal. Minu juured on otsapidi Tartumaal, Elvas. Olen kasvanud üles mändide vahel, aga teiselt poolt voolab minus Lõuna-Ameerika veri. Seal elab minu isa Kolumbias siis, mägedes, kõrgelandide mägedes. Ja teiselt poolt pärinen ma sealt. Tunnetan tugevalt oma juuri mingites metsakohtades ja mägedes ja siin näiteks Kütiorus need kaks asja saavad kokku. Üks väheseid kohti, kus Põhjamaal saavad mets ja nõlvad kokku. See on nii ilus, et looduses tegelikult näiteks need ülased siin on ju tegelikult nii korraks. Praegu siin on sihuke lillemeri, nädala aja pärast siin on hoopis midagi muud ja see kõik koht näeb hoopis teistsugune välja, kui kogu aeg nagu mingisugune aastakümneid, võib-olla aastasadu on siin mets, aga see on kogu aeg erinev. Ja see on nagu peegeldab väga hästi inimloomust. Inimloomus on täpselt samasugune. Inimene on nagu kogu aeg inimene, aga samas iga päev nagu kaetud erinevate lilledega ja õitseb ja langetab oma lehed. Looduses on väga palju metafoore inimestele õppimiseks, iseenese kohta ka. Hästi põnev on praegu nagu paljude erinevate inimestega kogu aeg kohtuda, olles saanud nagu loa siseneda nende maailma ja nendega kaasa käia nende tundide vältel, kui me koos oleme, saada osa hoopis mingisugusest teistsugusest maailmast, teistsugusest tunnetusest, teistsugusest küsimustest. Kuidas sul on? Külm? Jalad on veel? Jalad on veel küljes. Niiviisi torka nagu kuidagi siit sõnajalgadest seda kätt läbi. Jah, väga hea. Nagu sa saadaks midagi teele selle suitsuga. Aitäh sulle. Aitäh. Kogemus oli praegu väga võimas. See oli väga võimas. Nagu ütleb üks Tiia Toometi luuletus, et sel kevadel, kui ma sain 14-aastaseks, oli kõik teistmoodi. Ja täpselt nii oli ka minuga. Ja ma sain oma esimese kaamera. Ma ei tea täpselt, kus mul see soov tuli, aga korraga ma hakkasin nagu igal pool pilte nägema. Ja sellest peale ma olen kogu aeg pildistanud. Ei ole möödas mitte ühtegi nädalat, kui ma ei oleks pilte teinud. Siin on näha minu isa, minu vanaema, inimesi, kes on osa minu verest ja põhjuseks sellele, kes ma olen, keda ma nägin esimest korda selle aasta jaanuaris. Ja kogu see näitus ja niiviisi nende värvide üksteise peale kandmine, nende mustrite üksteise peale joonistamine on olnud hästi oluline selleks, et seda kogemust päriselt enda ellu integreerida ja üldse aru saada. Või jaoks kunsti tegemine on nagu mõtestamine, läbi selle ma saan
saan aru asjadest. Kindlasti minevikus mind inspireeris Peeter Laurits. Tema tekste ma lugesingi võib-olla esimest korda siis, kui ma olin 14. Ma päris kõigest muidugi aru ei saanud, aga aastateks ma tegelikult unustasin need tekstid ja selle inimese ja selle kunsti. Aga kuidagi viis elu mind hiljem väga sarnastesse kohtadesse. Aga miski, mis ma tunnen praegusel hetkel siin olles, on oluline see, et kontakt loodusega ja see, kui oluline see inimestel on ja kui lihtne lahendus see on nagu mingi terviklikuma vaimse seisundi jaoks. Näiteks nende kevadtaimedega on küll niisugune vahe, et nii hea on selle värske väega ühendust saada. Maa seest tuleb päris energia. Ma üsna isukad söön neid rohelisi asju, mis siit välja tulevad. Ruudu rahumaru. See ei ole nagu teadlikult millegagi seotud kui sellega, kuidas see kõlab. Ruudu. Ma ei tea, kust ta tuli. See lihtsalt tuli. Ma hakkasin mingeid enda asju nimetama ruuduks ja osad inimesed hakkasid mind niiviisi kutsuma ja kõik, mis on fotoga ja kunstiga seotud. See on nagu mingi minu maailmaprojekti nimi on Ruudu. Ja ta rahumaru tuli hiljem, oli ka mingi natuke enese ümberdefineerimise hetk. Ja ma kuidagi tugevalt tunnistasin endast seda, kuidas koosned nii tugevalt kahest äärmusest. Ühest poolt on nagu rahu ja teiselt poolt on maru ja kogu aeg on nagu mingid paradoksid. Aga äärmused mulle väga meeldivad. Äärmuste tundmaõppimine ja nende samastamine ja nende kahe poole korraga tajumine terviku jaoks. Aga sealt see nagu Ruudu rahumaru jäigi kuidagi kokku. Vaata, siia tekib ka mingi pesa. Väga hea. Kas sa saad seda teha ka profiilis minu poole samamoodi? Jah, küll äge. Kõige ägedam on see, kui sa näed inimese vabanemise, lõdvestumise hetke. See toimub umbes poole tunni või tunni jooksul, kuidas nagu kõik hakkab nagu voolama või see kõik see protsess muutub nagu tantsuks ja loomulikuks. Ja ei ole nagu mitte ühtki põhjendust, nagu miks me neid liigutusi või poose või neid kaadreid teeme. See lihtsalt tundub õige. Ja pärast, kui see kõik läbi on kõikidel osapooltel niisugune tunne, nagu oleks kuskil mingis täiesti teises maailmas käinud. Sest et kogu nagu muu aeg ja ruum lakkab selle vältel olemast. Ja oled nagu mingis mängus, mingis muinasjutus, kas mingi tegelasena või mingisuguse väga tugevalt looduse osana. Ja pärast on niisugune tunne, nagu oleks väga kaugele ära käinud vaimselt. Aga samas ma olen õppinud nagu selle rahu ja maru, nagu ma aktsepteerin ka seda nagu enda rajana, et mul ei ole alati hea olla nende äärmuste vahepeal ikkagi nagu sirgelt kõndida, sirgelt ilma kuhugi poole nagu kukkumata. Tihtilugu ma kukun, aga et mitte sellesse kinni jääda, et ma kukun, ma suudlen maad, mille peale ma kukun ja ma lähen edasi.
pildistamisprotsessi juures on, kui see nagu aktsioon käib, on nii põnev, kuidas mingisugune nagu muu jõud võtaks selle asja tegevuse üle. Võtaks lihtsalt meid kõiki üle nagu. Ruudu Rahumaru viitab äärmustele, äärmuste ja paradokside koos eksisteerimise väele, sellele, et äärmused eksisteerivad samal ajal ja see ongi terviklik ja see on tervislik. Okei, võib-olla minuni jõuab, et eks ole need inimesed, kes kuidagi tahavad nagu, kellel on juba nagu nii eriline suhe loodusega, aga mulle tundub, et kõigil on ja see pildistamine annab nagu võimaluse seda kuidagi eriti tugevasti, eriti teatraalselt läbi elada ja ma ei tea, kõik tahavad, mulle tundub alasti looduses ringi joosta ja kuskil maas olla ja seda tunnet kogeda. Aga selle vahega, et see saab ka jäädvustatud selle pildistamise käigus. Et see mind väga lummab. Karva puu, karva pädaja, karva mäe, karva männi, karva suu, karva sammal, karva jõe, karva järve, karva päeva, karva päikse, karva kulu, karva kulla, karva muru, karva mulla, karva vee, karva vihma, karva puu, karva pädaja, karva mäe, karva männi, karva suu, karva sammal, karva jõe, karva järve, karva päeva, karva päikse, karva kulu, karva kulla, karva muru, karva mulla, karva vee, karva vihma, karva puu, karva pädaja, karva mäe, karva männi, karva soo, karva sammal, karva jõe, karva järve, karva päeva, karva päikse, karva